lugemine 116. psalmist. Issand on minule armas. Tema kuuleb mu häält ja anumist, pöörab kõrva minu poole. Teda hüüan appi kogu elu. Surmaköidikutes, manalängiski, ahastuses ja mures hüüan appi Issanda nime. Issand, päästa mu hing. Armuline on Issand ja õige. Halastaja on meie Jumal. Issand hoiab lihtsaid. Ma olin nõder ja tema aitas mind. Tule tagasi rahu mu südamesse. Issand teeb sulle head, päästab mu hinge surmast, mu silmad pisaraist, mu jala vääratamast. Nõnda käin oma rada Issanda ees elavate maal. Oled sa mõnikord tundnud, et oled olukorras, millest väljapääsu ei ole? Probleemidele ja küsimustele pole lahendust. Edasiliikumiseks puuduvad nii jõud kui ka võimalused. Maad võtavad ahastus, jõuetus. Tekib tahtmine lasta kõigel minna. Tundub, et kedagi teist peale minu enda ei olegi selles maailmas. Kõik teised näivad olevat kusagil mujal. Seal, kus pole probleeme ning elu on parem ja õnnelikum. Nii võib juhtuda mõne väga konkreetse, ootamatu sündmuse, näiteks lähedase kaotuse, suhete purunemise, töökaotuse, lõpmatuna näiva koroonaisolatsiooni, mis tahes hingelise või ihuliku piiratuse, ilmajäämise või kaotuse puhul. Omaenda surelikkusega silmitsi seistes. Mõnikord võib selline tunne saata inimest läbi kogu tema elu. Enamasti ei ole sellise olukorra põhjust võimalik kuidagi olematuks teha.
minema pühkida või ära unustada. Saab vaid muuta oma suhtumist toimuvasse. Midagi sarnast kirjeldab kuuldud psalm. Midagi sarnast võiks tunda paradiisiaiast välja aetud inimene. Inimene, kes oli end vabatahtlikult Jumalast lahti öelnud. Ent väljapääs on olemas ka kõige väljapääsmatumas olukorras. Jumala poja sünd, surm ja ülestõusmine on vabastanud meid surmapaelust, ajalikust piiratusest ning avanud igavese elu rajad. Elades oma igapäevast, argist ja ajalikku elu, kõnnime ometi igaviku ülestõusmise poole. Kõnnime mööda Kristuse sillutatud rada. See toob rahu südamesse. Armuline Jumal, sina äratasid oma poja surnuist ja lasid paljudel tunnistada tema ülestõusmist. Aita meilgi usus vastu võtta nende tunnistus ja ava meie silmad nägema, kuidas päästja praegugi tuleb meie juurde, meile rahu kuulutades. Vabasta meid hirmust ja kõhklusest. Kinnita meie usku, nii et me ikka tunnistame Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.